Tere kõigile huvilistele. Et mina kui viimasel aastatel väga palju maakiviga kokku puutunud, siis ma olin ise täpselt samasugune hädas olija, kes me ei teadnud, kust alustada, kui meil see mõte tekkis, et me nagu alustame renoveerimisega just nimelt maakivihoonega. Sest meie talumaade peal oli ka veel üks palkmaja, suur 12x8, mis oli nii ära mädanenud, et seda kahjuks taastada ei saanud. Kuna kui poiss oli 7-aastane, jooksis juba lihtsalt keset seina raudkangiga läbi seina, siis tuli välja, et see maja oli olnud aastaid ilma katuseta ja kogu see vihmavesi oli siis nii ülevalt poolt kui ka lumevesi alt poolt seda majapalki lammutanud siis. Ja siis oli meil siuke pisikene laud siis keset krunti ja maakivi ohtralt ümber selle ja sealt see mõte tekkiski. Et nii ajaloolisest taustast natukene siis, kuna me asume sisuliselt ERMi taga, siis ja seda maakivi rohkust oli niivõrd palju ja suured tamme allee, nagu, mis läheb nagu Raadi mõisa poole, andis eeldada, et see on Raadi mõisale kunagi kuulunud ja kui Rahvusarhiivi päringu tegin, siis täpselt nii see oli ka. Et talupoeg siis Juhan Jantra sai siis 44 hektarit Tartu Raadi mõisa pärisäralt Lipardilt ja maaüksu kinnistamiseni siis jõuti 1874. Seesama laudahoone. Tal oli hästi kõrge katus, kus all hoiti siis, laka peal hoiti heina ja all olid lambad. Siin edasi olevat olnud kunagi tall ja siin on näha ka ühte hoonet, võt siin, mida enam ei ole, aga seal on suur kivihunnik. Ehk siis mul üks ajaloohuviline sõber otsis välja vanad sõjakaardid, mis siis näitasid, et 41. tulid siit Peipsi poolt, läksid täpselt Raadi peale sõjatee siis läbi ja mööda seda tamme alleed ja pommituse käigus arvatavasti 41. sai hukka see tall ja need muud. Siin siis oli olnud saunahoone kividest, sellepärast see suur kivihunnik ka seal. Et nüüd on suure kivihunniku otsas ainult see suur kask ja hästi palju kive. Nii. 2014, siis kui kinnisvaraportaalis oli siis maaüksus müüa, kuna see on nii Tartu lähedal, siis see oli nagu puhas juhus, et mul mees hakkas jahile minema, istus jahiriided seljas, tegi aega parajaks, nii kaugi siis sõber tuleb. Ja siis järsku pandi see kinnistu ülesse. Loomulikult ta kohe helistas ja kuna me olime esimesed, siis meiega selle too hetk saime. Et naabrinaine on päris lähedal, mis tuli hiljem välja, et oli ka meie maa, aga kuna siis eelmine omanik müüs selle kolhoosid siis tagasi saadud maa ka veel omakorda 4, siis meile siis jäi ainult nagu 3 hektarit sellest suurest platsist, mille ta siis jaotas ka nii, et osad selle taluhoone majad jäid siis juba naabri krundi peale kahjuks. Ja meil ei olnudki midagi muud kui üks lagunenud taluhoone ja üks lagunenud laudahoone. Et see oli siis võsa täis kasvanud nii müüri peale kui müüri seest, kui ümbert kõik oli täiesti võsa, nii et 7 aastat ainult seal maaüksuse peal me vedasime traataedu välja ja puid välja ja noh, nagu vanasti oli, et traataed koerale, traataed kanadele ja ma ei tea veel kellele, et seal oli traataia ümber nagu. Et 80-ndatel olevat see katus kukkunud kokku ja 90-ndatel siis oli üks sakslasest firma omanik, kes siis ostis oma emale selle krundi ja püüdis seda ära lammutada, et sellepärast ka siis see uks sealt niimoodi ära, et oli traktori ja kopaga kohal ja siis olevat mingi muu teema vahele tulnud ja nii ta jäi, et tegelikult olid seal uksed ees ja katus mingil määral peal. Aga siis
siis ta selle ära lammutas niimoodi. Nii, olukord enne tööde algust. Et kuna see oli laud, siis seda kihti seal sees oli nagu omajagu. Sulud ja kõik see muu peokiht, mis sinna oli, siis puud me eemaldasime muidugi. Aga siis ta seisis veel aastaid niimoodi ja siis me saime aru, et iga aastaga järjest rohkem see nagu kukub kokku. Ehk siis, kui pealt on müürid avatud, sinna läheb vihmavesi sisse, mis jäätub talvel ära ja lükkab jälle omakorda kivemüürist välja. Siin koha peal on näha, kuidas see oli tegelikult alguses terve, aga iga aastaga rohkem järjest kivid kukkusid alla. Nii. Et 2019 tekkis jah see mõte, et nüüd võiks, et algus oli mõte, et teeme lihtsalt ühe sellise suveköögi. Ja siis ikkagi püüdes mõista, et seda talu palkhoonet äkki annab taastada ja võtsime isegi pakkumised ja siis, kui see nagu seisis ja 2 aastaga läks asi nii kalliks, et me loobusime sellest palkmaja toimetamisest ja läksime üle siia. Et materjal oli ju tasuta ümber maja. Teekivi ehituseni viis siis see, et kinkisin mehele Vabaõhumuuseumi poolt korraldatud maakivikoolituse ja pookisin ise ennast sinna kaasa. Olime siis Järvamaal 3 päeva oli koolitused, vist 2 kohal või. Ja oligi see, et meil on endal taluõuel maakivihoone. Siis, kui me palusime 2 erinevast kohast, võtsime pakkumisi, siis see oli nagu niivõrd kallis. Üks maakivimeister, kes tuli hoovi peal seisis, ei võtnud enam mu toru vastu, telefonile enam ei vastanud. Ju siis oli nii hull see olukord. Ei tea. Ja see iga aastaga siis hullemaks minek sellel majal. Et algaski sellest, et maakivi taastamise koolitus, et taastame siis oma jõududega nii palju, kui jõuame, palume appi ainult ukse ja aknakaarte ehitamisel meistriabi, mille ma siis panin Facebooki vanamajade gruppi, et otsin maakivimeistrid, kes aitaks meil üles laduda uksekaare ja aknad ja nurgad vaataks üle. Et ülejäänud asjadega me saame ise hakkama. Et see oli nagu selline peale koolitust otsus. Et loomulikult olemasolev kivimaterjal, mida jagus ikka rohkelt. Ja alustasime sellest, et müüride ümbrus siis tegime puhtaks, kõik puud välja. Et siin on nagu näha seda, et need vanad palgid, mingid sulud või mis seal nagu olid. Et siit, muidugi selle kohaga oli veel selline lugu, et me arvasime ju, et me ei taasta seda, kaevasime ise sinna kunagi augu ja vedasime kõik sellised poolikud silikaadid ja sellised, et et teabki põranda alla ja on kõvem. Ja siis, kui ise hakkasime seda tegema, siis me põhimõtteliselt tegime topelttööd, hakkasime neid kive muusse kohta vedama täiteks, nagu, et nagu täiesti topelt. Siin on juba siis esimene toru, mille siis ukse vahelt alt kaevust nagu vedasime sisse. Ja siin olid esimesed, kui me koolituselt tulime, siis oli vaja kohe kätt harjutada ja esimene vuukimise riba oli siis siin sees lihtsalt proovimiseks, et oleks kõik meeles, mis räägiti ja näidati. Et tegime lubimürdi ise. Nii, ja minu sünnipäeva kingituseks mees kinkis mulle segumasina. Edaspidi 2 aastat hiljem ma palusin mitte segumasinaid, vaid palusin käsimiksrit, sain ka, sest ma tegin väga palju üksinda seal, et toda me jõudsin vähemalt liigutada. Nii, ja vundamenditööd algasid siis 2021. aasta kevadel, et siin on ilusti näha lapstööjõudu, mida me kasutasime ka nendele siis lapstööjõud kõlab halvasti, aga pigem siis nagu töökultuuri õpetamine oli see.
et vundamenti lahti kaevas siis meil sõber, kes tuli järjekordselt oma kopaga kohale ja me hoidsime tegelikult hinge kinni, kui see vibra seal müüri ääres toimetas, et tegelikult kukkuski üks sein veel kokku, et niigi palju, kui teda oli, et siis ta varises kokku. Siis pesime vundamendi alt puhtaks, täitsime siis täiesti tavalise tehtud sementmördiga kokku, vedasime killustikku ja täitsime pealt siis liivaga uuesti kinni. No siin on seda näha, siin. Et saaks ümbrus, mida peale hakkame ehitama, nagu tugev, et aluspind tugev. Et vundamendivöö valamiseni siis jõudsime, et see müür, mida me hakkame tegema, et see nagu altpoolt oleks ka tugev. Nii, et tegelikult oli suvel see, et ega me ei saanudki kohe valama hakata, kuna järjekord betoonile oli suvel nii pikk, et me ootasime äkki 2,5 nädalat, aga seda me nagu sellel ajal kogu aeg muidu tegime. Ja esimene asi, mis siin on näha, oli see, et uksekaart saaks valama hakata, tuli selline väike taldmik valada ennem seda juba, kui siis ülejäänud pandus sai tehtud. Nii, esimene rõõm siin, ilus. Ja siis hakkab juba, siin hakkab tulema siis see esimene uksenurk, et seda siis oli juba meister valmis tegema. Kusjuures, kui see meister tuli, siis ta alguses samamoodi tükk aega vaatas seal hoovi peal. Praktiliselt minu arust tõmbas paki suitsu ära. Viskas kõik need konid maha, mida mina vaatasin, issand, konnik on ju hoovi peal, et ma toon äkki mingi asja, et kuhu ta sisse panete selle, et ärge visake hoovi peale. Pärast enam ei viskanud. et ja ütles, teeme ära. Viskas lihtsalt koni maha, ütles, teeme ära. Noh. Et betoonimeistri, betoonivalu, jah, eelistasime tellida, et seda me ise ei hakanud segumasinatega tegema. Et panduse siis ümber maja sai tehtud ikkagi niimoodi, et armeerisime, sai puuritud ka metallvardad sinna müüri sisse, mis siis hoiaks seda pandust müüriga ikka ühes tükis. Et betoonimeistrid arvestavad alati, mida sinna sisse peab panema temperatuuriga ja et seda on minu arust nagu targem tellida. Aga igaühe teha. Nii, edasi hakkasime lammutama siis maja lahtised ja varisemisohtlikud osad kõik. Noh, siin oli näha, kuidas tegelikult siin olid sellised hobuse kinnihoidmise rõngad või. Ja hobused olid nühkinud mööda seda äärt ja see oli kõik kumeraks ära niimoodi nühitud. Ja need olid täiesti lahti. Siis siin oli nõukogude ajal tehtud selline mõnusast valgest silikaadist parandus ja üldse see sein oli nagu mätsitud tsemendiga nagu kokku. Et nagu seda sai piigatud maha nagu päris palju, lihtsalt käsitsi niimoodi toksitud maha ja seda tsementi sealt kivide pealt. Et see on väga hull töö, et ma tean, et on neid elektrilise piikamise asju ka, aga kui sul müür on nagu hinge peal, õhu peal seisab koos, siis ei lähe selle elektriga sinna toimetama. Et jah, ja 2021. aasta siis juulis ühineski meiega maakivimeister Gunnar Jürgenson, kes tänaseks päevaks on parematel jahimaadel. Et tema oli siis meie juures 3 kuud, et juuli, august ja september siis läks ära. Aknad nägid siis sellised välja, et siit mingit sillust on nagu näha, et siin olid mingid raudtereelingud või ma ei kujuta ette, mis asjad sinna sisse või sellised raudtalad olid siin sees. Aga võimaluse korral siis see Gunnar üritas nagu
natukene suuremaks neid aknaid, et need olid ennem laudas olid imepisikesed, et natukene saaks valgust nagu majja juurde. No siin on juba selline, juba hakkab midagi looma, aga hoov nägi kogu aeg selline välja. Tellisime siis tonnistes kottides seda müürisegu ja seda ikka kulus nii, et sellist vuukimiseks Sakretitse katsem 2. Et me ei teinud ise, sest seda kogust oli niimoodi lihtsam teha ja see hinnavahe ei tulnud nii kolossaalne. Et muidugi siinkohal käis kogu aeg võitlus ilmaga ja vihmaga. Et mul oli tõmmatud endale telefoni 5 erinevat äppi, mis näitasid vihma, et kuna see siis tuleb, et kui ma olen müüri otsas, et siis ma jälle jooksen oma kileda ja kilekottidega, et umbes saada need segu tonnised kinni, et see ju läheb raisku muidu. Siis iga õhtu oli samamoodi ilge pakkimine, et tuul ära ei viiks neid ja kui öösel vihma lubab, ja tööpäeva rutiin oli tõesti ühesugune kogu aeg, et hommikul suvel alustasime vahepeal kell 7, sest vahepeal oli 30 kraadi sooja ja meil olid siuksed suved, mitte eelmist suve võrrelda, nüüd on kus 7 korda päevas 100, Tartumaal vähemalt. Et siis kell 7 mõtlesime, et oleme jube kavalad, et lähme, et saab natuke hingates tööd teha, ei olnud, siis oli ka 27 kraadi hommikul mõnikord. Et ja kuni siis kella 10-11 välja, et tööpäevad olid hästi pikad, et nii kaua kui ei olnud muret, mida sa teed suvel puhkusaeg. 3 aastat järjest ei olnud seda muret. Et algas et müüri pesemisega, vuukimise ja ladumisega ja siis käisid veel omakorda need vuugid, nagu mina käisin traatharjaga üle, et oleks selline visuaalselt ilus, et ei jääks neid vuugikellu jälgi sinna peale. Ja siis veel käisid veel harjaga üle selle. Siis õhtu mingi hetk jätsid selle kuivama, siis hakkas kivide korjamisega, siis sa pesid need ära, panid euroalustele kuivama ja hakkas uue nagu koha, et ma tahan homme seda kohta teha ja hakkas siis müüri puhastamisega ja kogu selle liikuva osa siis eemaldamisega. Ja mõnikord, kui nagu sellise voolikuga pestes, siis kukkus juba sealt osa kive alla, mis tuli siis järgmine päev paigaldada. Ja siis täitsime õhtul veel nagu sellise tsemendiga neid vahekäike või kivide taguseid, et siis saaks järgmine hommik jälle vuukimisega alustada. Et see oli niisugune naiste töö. Vuukimine. Meditatsioon müüri ääres. Tööpäeva rutiin. Mul mees tuli alati õhtul kuskil 5:30 aeg töölt, tema pani need suuremad kivid sinna niimoodi paika, jättis ümbert siis tühjaks, et naine homme vuugib. Tal puhkus. Ja siis siin on näha kunnarid ka. Et huvitav oli see meie maakivi puhul, siin on näha ka, et see esisein laudal oli selline ilustest, mustadest, tumedatest tahutud kividest, aga ülejäänud oli selline ümmargustest siis aetud niimoodi paika, et oleks enam-vähem sirge. Aga ikkagi ta on nii nagu loodus on teinud selline, et meil päris sirget müüri ei ole. Meil on kunstiline kõik. Puukimine. Issand küll. Suvi 2021, kevad, sügis ja nii 4 aastat järjest. Et tuli ennast vaimselt valmis panna kevadel, et nüüd ma jälle lähen, tööl käin ära ja siis ülejäänud õhtu veedan seal. Ja siis vahepeal oli veel lapsi vaja sinna tuua, korjata sinna siis laste tarvis, aitasid vanemad meil osta Haagise, sest lastel ei olnud mitte kuskil olla, siis olid nemad Haagises, seal oli telekas, seal oli võimalus õppida, et muidu ei olegi laste jaoks aega, et siis nemad olid ka kogu aeg ja nemad siis tegid selliseid kergemaid töid, korjasid väiksemaid kive mulle sellistesse teistesse hunnikutesse, mida sai siis sinna müüri täiteks panna sinna vahele, et see oli ka palju abi. Et nii, meie perekonnanaised oskavad kõik vuukida, et kui tahad suvel saada pruuniks,
tule müüri äärde, ei pea minema Pärnu randa ja saab vabalt mediteerida seal kolmekesi koos. Et nii kaua, kui teha mitmekesi seda tööd, siis on väga põnev, aga siis, kui jääd sinna üksinda niimoodi kuudeks, siis vahepeal on tore olla üksi, aga vahepeal ei ole ka. Et siis on nagu vaimselt natukene keeruline. Nagu näha, ei ole vaja tellinguid. Euroaluseid saab kasutada väga ilusti. Nii, Lepiku talu projekt. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et me tegelikult töödega alustasime varem, sest müüri lagunemise pärast ja kuna maakivi töö on hooajaline, siis me hakkasime juba vuukima ennem, kui me selle ehitusprojekti saime. Et esimesed maja eskiisid ma tegin talvel, joonistasin nii palju, kui mõttesse tuli, alati takerdusin trepi koha peale, et kuhu ma selle trepi panen, aga sellega tuli Jane Asper appi ja tegi meile siis ümberehitusprojekti. Ise suhtles vallaga, nii et meie saime siis ta augustis kätte, et asi oleks nagu ametlik, et siin on lihtsalt väike selline kuvatõmmis, et sellest suurest projektiplaanist. Nii, ja siis kogu pindel on ainult 87,9, et ega siis alumine pind oli 52 ruutu ainult, et selle sisse siis pidid ära mahtuma kõik, mis eluks vaja on. Et siin on tehnoruum taga, kus siis on maaküttepump ja siin on siis päris suur duširuum ja siis siin see välissein on ainult siis maakivi. Et duši me panime teadlikult siia nurka, et päris otseselt me nagu kiviveega ja vuukiveega ei kasta. Sinna tekib niigi see kondents, mis tekib peegligi peale, kui teie duši all käite. Et nagu... Siin on köögiosa, mis on päris suur, 4x3 on see siin. Siis oli planeeritud ümmargune laud, et siis mahuvad kõik ümber käima ja diivan. Ja tegelikult ei ole sellist esikosa tegelikult üldse, et sinna tulevad vahele veel ühed sellised ribid, mis on ja siis trepp. Ja tegelikult on majal ainult 3, siin on üliväike aken, siin on teine väike aken ja siin on 3. väike aken ja siis oligi see, et uks tuleb teha klaasiga. Siin projektis on nagu näha see, et klaas on nagu üleval poole, tegelikult meil on suhteliselt allani välja, et kuni mingi 30 senti on ainult seda, et lume tarbis, et ta päris vastu klaasi lumi ei tuleks. Teine korrus on meie tuba, siis on tüdruku tuba. Selle me vahetasime ära, lihtsalt kuna tütar mängib nii suurt pilli, siis on vaja ruumi, et mööblit paigutada. Ja siin on poissituba ja on trepihall ja panipaik ja üleval on WC ka. Täpselt sama koha peal, et oleks vähem torusid vedada, kus on allgi. Nii, ehitustööde lõpp esimesel aastal. Ja kas me jõudsime planeeritud ehitustöödega lõpule? Ei jõudnud, sest tegelikult esimese aasta plaanis oli meil, et me jõuame müürivöö ära valada, aga ei jõudnud. Et seest jäi nii palju teha, ja mõned need küljed ka, et ei jõudnud sinna tasapinnanigi. Et kuna kõrgust on kuskil üle 3 meetri, siis lihtsalt ei jõudnud, et siin on näha niigi 29. oktoober, on ju, aga tegelikult konserveerisime ära 5. november. Et nende sügise, kui on ilus sügis, on väga tore, aga kui kell ära keeratakse, siis ei ole üldse tore. Et sa tuled kella 5 aeg ja juba on hämar, juba on sul see siin, eks ole, ja kell 6 on juba kott pime, nii et ongi tööd tehtud. Siin on siis, mis siis esimese aastaga nagu selline läbilõige, et sai tehtud, et need pildid jooksid juba ennem ka. No nii, 2022 kevad. Enne meid olid sisse kolinud 3 lindu, erinevad perekonnad. Nahkhiired, seda ma ei teadnudki, et nemad seal olid ja siis oli vuukimise käigus tõmbasin välja ka korraliku hiirepesa.
ma mõtlesin, ma jään sinna müüri äärde, kui ma sinna niimoodi käega muudkui läksin ja tuleb põhku ja siis tulid hiired ka. Te võite arvata, mitu kvartalit mu kisa kuulsid. Muidu ma hiiri ei karda, aga kui nad tulevad ootamatult, ründavad siit sealt müüri seest, siis oli jube. Et plaanis oli siis eesmärk, et majakarp sulgeda, katus peale, uksed, aknad ette. Et see, et kuidas sa nagu, et see kõik selleni jõuab, et see tuleb nagu korralikult läbi mõelda. No, kes on vähegi ehitanud, see teab, et enne kui põrandat hakkad valama, siis sa juba tegelikult pead teadma, kus su köök tuleb, kus su nõudepesumasin asub või kus su mingid asjad asuvad või kuhu sa paned lambid või et seda elektrit vedada. Ja me mõtlesime nagu selle peale, et kõik elektrisüsteemi peab vedama põrand alt, kuna võimalikult ei taha ju mingeid neid maakivimüüri peale neid juhtmeid. Et siis ta tulevad kõik nagu põranda alt ja peame põrandale ligidale need pistikud kõik, et see kõik jäi põranda alla siis. Et tore on nagu mõelda selle peale, et pole katustest haisugi ja mõtled, kuhu lambid tulevad, on ju. Tore. Müürivöö valamine sai teoks kohe kevadel. Sielt ka tulid sõbrad appi. Ja tööd maja sisemuses siis, järjekordselt on ju töökultuuri kasvatamine, mitte lapstööjõud. Et tema oli nii peenike vend, kes mahtus sinna auku kõige paremini. Selles mõttes, et me olime tõsiselt hädas, kui keegi teab, miks on maakivi hoonel laudal vundament kaevatud 1,5 meetri sügavusele, võib mulle pärast öelda. Mina ei tea. Kuidas? Aga samas oli taluhoonel oli nii palju ainult seda vundamenti ja siis oli palk oli kohe peal ja siis all oli liivapadi. Et kas nad olid plaaninud sinna kunagi keldrit teha, võimalik, aga ei tea. Et seda, et maakütte trassi nagu välja või alt sisse tuua, oli meie jaoks tõsine katsumus, kuna see oli nii sügav, et ei olnudki võimalik nagu, see kalle jääb vist liiga terav, nagu nad seal rääkisid, et siis tuli lihtsalt keset seda kaevamise 1,20 meetri peale meil jäi vist üks suur selline kivi siis välja lihtsalt lõhkuda sealt müürist. Et ja siis on mulla väljakaevamine, aga kuna seal oli laud, siis seda pinnast oli rohkem, kui me arvasime. Ta oli aastatega sinna kerkinud. Ja siis oli liiva tagasivedu ja siis oli nagu projektist oli näha, et 2-kordne eps 10 sentimeetrised. Ja siis siin on vist näha ka, et kuidas siis, et liiv. Siis tuli juba armatuur ja konnad siin maakütte tarvis. Ja siin on siis juba, siin tulid propellerimehed kohale ja tegid kõik nii, nagu vaja on. Et nii tore on omada selliseid sõpru nagu elektrik, torumees, üldehitaja ja katusemeistrid. Tegelikult olid kõik meil endal kuidagi niimoodi tuttavate kaudu, kes tundis kedagi, kes teadis kedagi ja niimoodi see niimoodi käis, et väga nagu äge. Ja siis siin on näha, et on müürist siis eraldatud see põrandaküte, et ei hakkaks põrand kütma siis seda maakiviseina. Et perimeeter on kõik niimoodi ära tehtud. Nii, september, oktoober, november jõudsime oma eesmärgile absoluutselt lähedale ja sai tehtud kandev sein, pandud kandev tala, katusefermid läksid peale, katus sai peale, uksed, aknaid said ette ja kõik see ülemine osa sai veel osbiga kinni ka pandud, et niimoodi ta kerkis, juba on olukord parem. Et katusevermi tehakse meist võib-olla 500 meetrit äkki eemalve. Nii et kui me ütlesimegi, et Kraana käis muidugi kohal, on ju,
aga kui me ütlesime, et kui midagi maha ununeb, siis me saame ise ka peoga krube tuua teie töö juures sealt niimoodi, et see oli tõesti hästi lähedal, et meie nagu transpordi eest hoidsime transpordi arvelt siis nagu kokku. Nii. Ja ongi, et see käis nagu nii kiiresti, see üks töö ajas nagu teist taga ja kõik ajad olid nagu kinni pandud, et me ise nagu tõesti hooega hoobi vahet ei olnud, et kui sa ütled, et fermid lähevad peale siis sinna töökohta, siis sa pead juba tegema, et sul peavad ennem need ja nood asjad valmis olema, et järgmisesse etappi minna. No ülemine korrus oli alguses selline akrobaatiline värk, OSB-de peal kõndimine, et need kõik olid lahtised, niimoodi käisid. Ja talvel siis, kui teised veel oma vabupäevi nautisid, siis 3. jaanuaril 2023 tuli meile siis ülemise korruse tegime purriga. Et meie siinkohal ei ajanud taga seda autentsust, vaid mõtlesime, kuidas meil oleks hea elada maakivihoones, et see oleks nagu soe. No nii, ikka puugin. No, siin on näha ilusti, kuidas on nurgad veel, mis nagu jäid tegemata. See keskmine pilt on maakütte, läheb sinna nurka, et siis too tuli nagu tagant ära teha. No, kivide puhastamine happega, siin on niimoodi, et oma õppetunni ikka saad korralikult kätte, kui sa nagu ise teed, et siin ka on ju, see on sees, aga väljas juhtus ka seda hästi palju. Vot siin see koht. Kui liiga märga vuuki lähed liiga vara puhastama niimoodi, et neid kellujälgi ei oleks seal siin, siis tõmbab kõik selle vedela laiali ja ära kuivab, on kivid kõik valged. Et siis mina kasutasin siin seda, et siin on puhas pind, siin on must pind, et väga suur vahe on ju. Et lihtsalt Penosiili seda mördi puhastushapet ja siis selle lahendasin pooleks ära. Põhimõtteliselt soolappe, et kõik need sobivad. Ja suvi siis oli selline, et oligi maakütte trassipaigaldus, laudis, tuulekastid ja ette sai siis nagu sellised tänagava kivid pannud. Mõtlesin, et kui sein on maakivist, siis maha me maakivi ei taha, et siis istu selle tooliga seal kuidagi niimoodi suvel, et teeme tolle teistmoodi. Nii, nanotari kaitse. Seda, kes Maahooviku saadet ka nägid, siis on olemas selline vahend, mis tegelikult, siin on nüüd näha, siin on müür veel puhastamata, nii happega kui pesemata veel. Ja siin on nüüd tehtud siis see, kus on happega tehtud, kui on ka see nanotari kaitse peal. Ja muidugi, ta on alguses siuke lilla. Ja sees on ka, me tegime nii väljast kui seest. Ja kuidas torusid või neid juhtmeid saab vedada niimoodi, me panime vasktorude kaudu. Need on ainuke koht, kus on seina peal on juhtmed veetud, et saada välitulesid panna ja sisetulesid, kuuksest sisse tuled. Aga see lilla oli, suvel peab olema ikkagi mõnda aega kuiv, et väljas teha, et see niiskus seal kivides nii palju ei oleks seda vihmaperioodi aeg, seda ma nagu ei teeks võib-olla. Ja siis muidugi katsetama läheb eestlane ikkagi esiseinast, on ju. Põhimõtteliselt me niimoodi ehmatasime ära, sest meie kogemus puudus, et see siuke lilla on ju, ja kohe kompressoriga esiseina ja siis mina seisan niimoodi, meil on lilla maja. Aga kui see nüüd jääbki nii, mis siis, me oleme oma töö ära rikkunud, et siis me oleme traataarjadega seal peal nagu. Aga ei, ta kuskil suvel 2-3 tundi ta tõmbas kõik endasse ja nüüd ta näeb välja selline ja näeb välja selline siiamaani. 2 aastat on see nanoteri kaitsis peal. Et mis see siis on? On hallitus, taimsed organismid, UV-kiirgus. Kõik see, mis õhu kaudu tuleb, see saaste, selle vastu toimib termoisolatsiooniga. Eriti siis seal, kus temperatuurid kõiguvad. Et kes tahab guugeldada, saab guugeldada, kes tahab nõu küsida, saab pärast nõu küsida. Ja on hingav. Ei ole nii, et on ummuksis. Nii. Ja siin on teine uudne asi, on siis termokrohv, on ju, ma ei tea, kui uudne ta on, aga
et kui meil see maaküte maha tuli, siis talvel oli selgus ikkagi see, et tekivad külmasillad nurkadesse ja tekkisid seda siia kuskil 70 sendi kõrgusele või 80 sendi kõrgusele igasse nurka ja väljast olid ka ärmas ja siis mõte oligi see, et talvel nii palju lugesime, et termokrohv 4 korda kergem siis kui tavaline krohv, sisaldab EPS-osakesi ja need paneme kõikidesse nurkadesse, aknapaledesse ja et see, kus õhk ei liigu, näiteks kapitagused ja siin ongi köögimööbli tagune ja et oleks sellega ja kui see termokrohv sai ära pandud, siis üks talv ta oli niimoodi ja ei olnud enam ärmas. Et see on nagu üli tore asi. Et ja koos siis Kalle Pildiga juhtisime Viljandis kokku ja rääkisime sellelt teemalt ja tema pani nüüd siis andurid meile seina, mina panin, tema andis andurid. Aga ongi niimoodi, et ta mõõdab nii maakivi just nurgast, nii maakivi pealt kui ka termokrohvi pealt seda temperatuuri. Ja üks andur on siis väljas, üks andur on sees ja see on praegu meil juba siis teist talve. Eelmine talv oli ainult meil Tartus -18. Nüüd oli -25. Nii et see talv saab tulemused kätte, saan andurid välja võtta ja ilusti lubikrohviga üle teha. Ja akendel samamoodi, et kui oli 5 sentimeetrine selline ikkagi külmasilla riba ümber selle akna ennem, nüüd on termokrohviga tehtud ja lubikrohviga tegin üle veel. Ei ole. Teist aastat ei ole. Nii et väga, väga tore asi. Ongi kaasaegsed lahendused siis kivimajas, nii nagu mina nimetan seda, et maaküttesüsteem, ventilatsioon või maaküttesüsteem, kui oli ahi vanasti, siis ta lokaalselt küttis ka ainult selle ühe koha, aga kui tuleb maaküttest või pidevalt nagu ikkagi üles, siis kivi salvestab endasse ja ma ei saa öelda, et ei õhka jahedat see sein, õhkab küll, et nii palju ta sooja ikkagi ei hoia. Et selline vahepeal käega võib-olla katsudes võib-olla on +5 nüüd siin nende külmade ilmadega, et vahepeal ikkagi on jahe, aga muu on, temperatuur on soe. Et täiendav soojustus siis termokrohv ja kivide kaitse see nonoter. Siin on väike pilk sisemusse, siin on veel põrand kaetud sellega. Nüüd on siis selline, et nüüd me elame aasta sees, jõulude aeg sai nagu aasta täis. Ja kui meile uuel aastal tulid sõbrad külla, et kes ei olnud nagu varem käinud, siis nad tulevad kampsunid seljas ja sokid jalas ja kuhu te tulete? Sul on maakivi ja tulemegi kampsunites peole. Lõpuks olid hunnikus kõik seal tugitooli peal, et meil on tõesti soe. Et seda arvas ka maahommik, et meil on soe. Et ehitus kestis siis selleni, et 4 aastat nagu. Seal on teha veel, aga ja kes tahab pikemalt lugeda, siis on Studio Vernaakulas, mida siis Viljandi Kultuuriakadeemia välja annab, on maakivi sellest meie majas siis juttu pikemalt, kes tahab lugeda ja siis magistritöö tegin siis maakivimõõride puukimine ajalooliste tänapäevaste vahenditega, et seal on ka neid teemasid kõike puudutatud, et tänan kuulamast. Mu meelest Tiina on tõeline kangelonna. See tööhulk, mis sa sinna oled pannud. Muidugi ma saan aru, et sa said hea magistritöö materjali tänu sellele oma praktilisele kogemusele. Jah, sain. Ja. Et selles mõttes, et mitu aastat oli juba tööd tehtud ja siis tekkis nii suur huvi, et kes need tegid omal ajal, miks nad tegid, kust nad tulid, kuhu nad läksid, sellepärast ma astusin sinna kooli. See küsimus, mis sa enne õhku viskasid, see, et miks nii sügavale see vundament läks, et Rein võib pärast mind parandada, aga üks asi on see, et maapind on ju sedavõrd nii seest kui väljast, see kultuurkiht kasvanud. No ma paku ka seda välja. Et see on üks asi, aga kindlasti mitte 1,50 m ei ole ta tõusnud. Ja teine asi on see, et laut kui selline, seal oli kõige kallim vara, olid ju loomad.
ja nende jaoks tehti kõige parem ju. See, mismoodi inimesed elasid, see polnud nii oluline, aga see vara oli kõige olulisem, mida hoida, nii et kui tegelikult öeldakse ju, et külmumissügavuseni peab vundament olema, siis oli vähemalt laut õigesti ehitatud. On mul õigus, Rein? Jah. No sinna oleks võinud mitu korrust vist peale veel ehitada. Nii. Mul on selline küsimus, et kuna see müür oli teil 3 meetri kõrgune, kuidas te neid suuri kive nagu üles saite sealt tõsta? No osad seinad olid ju olemas, mida nägite ka, aga kantimise teel. Meie aparaati ei kasutanud, et euroaluste mööda siis mehed punnisid, nii minu mees kui siis see müürimeister, ja keerasime euroaluse tagurpidi ja sealt pealt niimoodi järjest. Ja kuna mul on mees endine rammumees, siis vastus on olemas. Siin tuleb veel viimane küsimus. Nii, küsin, need punased kivid, kas need on ka ajaloolised vanad kivid või need on uued ja kuidas need punased kivid seal vastu peavad? Ja kui teil ei olnud eesmärk vana täpselt taastada, miks te ei kaalunud näiteks maja nii-öelda lahtivõtmist ja uuesti tagasi ehitamist ja vahelt soojustamist? Oli selline mõte, aga see mõte tekkis juba siis, kui osad müürid olid juba üleval, et vahelt võiks ka soojustada siis, kui see lugemine jõudis nagu suurema mastaabile, et ma nägin, et siukene asi on ka võimalik. Aga punased kivid, aitäh, et te meelde, ma pidin sellest rääkima ja ma unustasin ära selle suure lobisemise käigus. Punased kivid pärinevad sellest endisest taluhoonest, mis me ära lammutasime. Need on korstnakivid ja need on ahjukivid. Need me kogusime kõik kokku ja need samad kivid läksid tegelikult nurkadesse ja aknakaartesse ka ja uksekaartesse. Ainukene mure, mis nendega olid, nad olid natukene tahmased ja siis see tahm tuli kogu aeg läbi selle nagu tsemendi. Ja siis proovisime hüdroisolatsiooni selle sinise vahendiga, tegime kõik kokku ja sinna peale läks uuesti armeering ja krohv ja enam ei tulnud. No pärast te saate aru, miks see küsimus tuli. See viimase ettekande põhjal saate aru. Aga mina tahtsin nüüd praegu kokku võtta selle jutu sellega, et ma teen ühe paranduse. Ei taha võtta enda peale seda au. See maakivikoolitus ei olnud meie korraldatud, vaid oli MTÜ Tares Saunani korraldatud. Oli. Maa-arhitektuurikeskus äkki oli. No me olime koostööpartnerid, ütleme ausalt. Ühesõnaga, asi ongi siin vahepeal oli küsimus, et kas me praktilisi koolitusi ka korraldame, me enam ei korralda neid, vaid me oleme selle jätnud just nimelt sellistele meie tublidele partneritele, et me toetame neid omalt poolt nõu ja jõuga ja reklaamime neid koolitusi, et see meie nõustamiskoduleht maamaja.eu, seal on koolituskalender. Ja kõikide meie partnerite sellised praktilised koolitused, me katsume need kokku korjata ja neid seal reklaamida, nii et kes on huvitatud erinevatest koolitustest. Kui me teame, et meie partnerid neid korraldavad, siis me paneme sinna üles. Et jah, me oleme Tares Saunani ja meie hea partner, et sellepärast oli... Temaga kirjutas mulle. Jah. Aga praegu siis aitäh, Tiina, veel kord.